0-3 kaotus, hooaja esimene kaotus Pärnul ja kohe nii kindlalt ja nii tähtsas mängus. Mis siis täna juhtus? No tundub, et võistkond tuli Pärnusse, aga oskused jäeti Tartusse maha. Et väga lühidalt kokkuvõtvalt katastroof on see mäng. Tamar Nassar siin kommentaatorina arvas, et noored mehed ei suutnud veel taastuda sellest kuldmedali mõtetest, mis Eesti meistrivõistlustel tulid. No olgu need nooremad või vanemad mehed, aga tundub, et kuigi ma seda 100 korda ütlesin, ainult mina vist uskusin, et raske saab olema. Ülejäänud pigem tegid nalja ja mõtlesid juba, et kuidas praami peale minna ja Kuressaares Final Fouri mängida. Et ega meil palju aega pole nüüd natuke see mõttemaailm ümber keerata. Pärnu tegelikult Tallinna Selveri vastu olgugi, et mõlemad kohtumised pronksiseerias kaotati, mängis juba natukene paremini kui siin võib-olla mingites faasides hooajast. Kas täna ka pärnakad üllatasid sind väga hea mänguga? Ei üllatunud keegi seal millegagi. Kui me ikkagi üle 20 rünnaku vea teeme, see näitab, et enda peas on ikka mingid asjad väga mööda. Mis nüüd teha, et sellest seeriast välja tulla? 2 võiduni vaid peetakse nädalavahetusel Tartus kõigepealt laupäeval ja kui peaksite võitma selle mängu, siis pühapäeval otsustava mäng veel ees ootamas. Eks me nuputame siin, palju aega ei ole ja nädalavahetus näitab, et kas selles meeskonnas on ka sisu või on rohkem juhuslikkust. Tuleb kõva loeng nüüd meestele riietusruumis ole? Mitte riietusruumis, aga küll ta kuskil tuleb. Aitäh sulle ja edu! Aitäh! Ja võtame Aavo Keele ka. Aavo Keel, palju õnne, oleme oodanud päris pikalt sel hooajal, et Pärnu võrkpalliklubi selliseid ilusaid ja tähtsaid võite võtma hakkaks ja täna täpselt selline tuli 3-0 Tartu Bigbanki vastu. Millised on sinu esimesed mõtted? Esimene mõte on see, et kahjuks, et see seeria on 2 võiduni. Et meil on nii-öelda pool tööd tehtud, et Tartul on terve töö veel ees, aga läheme nädala lõpuks sinna vaatame jälle, mis saama hakkab. Mis nüüd siis juhtunud on? Olete seni siis enne tänast mängu, kõik mängud olite Tartule kaotanud, küll 2 esimest napilt, aga ülejäänud juba märksa kindlamalt ja täna 3-0 võit. Kas tartlased olid muutunud või teie olete nüüd muutunud? Hooaja peale tagasi vaadates ja kokkuvõtete või nii-öelda peaaegu täit kokkuvõtted tehas, mida nagu praegu saab nagu teha, on nagu see, et lihtsalt me mängisime täna nii-öelda väga kindlalt. Tartu nii kindlalt ei mänginud, oli see tingitud meie mängust või mitte. Ma arvan, et meie mäng oli ka üks suur põhjus sellele, aga ärme nüüd siis veel kord, et ma siin vaatasin statistikat, et Tartu meeste rünnakud tõenäoliselt tänu meie normaalsele blokile ja normaalsele kaitsele, et mõnel üksikul mehel olid seal 40 ja üle see efektiivsus rünnakul, et nüüd nad siis tunnevad, mis on olla ka vahepeal meie nahased. Kiidame ka natuke Pärnu mehi. Sa oled ikkagi päris palju ju pidanud nüüd sel hooajal kritiseerima oma hoolealuseid, et ei ole emotsiooni ja ei ole piisavalt seda, mängutarkust. Täna küll kõrvalt vaadates jäi väga hea mulje kogu võistkonnast. Seal oli see, et kui meile nagu aega anti, siis tehti nagu tehniliselt hästi neid asju, ma mõtlen just nagu blokis, et võib-olla seal kaitses oleks võinud natukene paremini, et seri vastuvõtt nagu püsis, et Tartul tuli seal 8 serviviga, meil 14 vist umbes siuksed numbrid seal olid, et ma ei oska öelda, kas nad oleks pidanud või riskima kõvemini serviga, aga vähemalt täna oli meie servi vastuvõtu oskus oli nende servist nagu parem, et see on nagu hästi tähtis, aga mis nüüd selle kriitikasse puutub, et veel kord, et on ju läbi aastate on ju igal ühel erinevaid kollektiive, võtame siin kas või treenerid, eks on ju, et sellel aastal meil see on nagu tõrkunud see sellise ühtsuse või ühtne olemine, et vahepeal on väga hea, siis jälle kaob kuhugi ära, jälle mõistatus, miks ta kaob ära, miks vahepeal hea on, miks vahepeal halb on, jälle on hea, kõik on nagu tundub, et jess nüüd, siis tuleb jälle 2 päeva mööda, jälle teistpidi kõik, et lihtsalt aastad ei ole vennad ja nii ta vahel on, et ma arvan, et ma ei ole ainuke treener, kellel nii on sattunud. Mõni kooslus lihtsalt klapib paremini kui teine. Kui tähtis nüüd sinu jaoks ja kogu meeskonna jaoks ja tänavust hooaega silmas pidades on see laupäevane mäng, mis on Tartu sees ootamas? Meie jaoks selles mõttes vahet pole, et meil on laupäevane mäng on väga tähtis ja kui pühapäeval peame mängima on ka väga tähtis, et me saame vähemalt kus ütelda, ühe mängu või 2 mängu oleks saanud kindlasti, et võib-olla saame veel 3 mängu ja kui eriti hästi veel läheb, et siis saame veel 2 mängu, et hooaeg läheb nädal aega pikemaks, aga me püüame ja teeme kõik selleks, et nii läheks.
Selge, aitäh sulle ja palju õnne tänase võidu puhul. Aitüma!